Delfi vormel 1 podcast ringiga ees. Stuudios on saatejuhid Kaspar Ruus, Kaspar Kütt ja vormeliekspert Tarmo Klaar. Vajuta pidurit, aeg pausiks. Osta KitKat ja võida Formula 1 piletid Ungarisse. Registreeri tšekk ja võida tribüünipiletid või 10 eksklusiivsest F1 ja KitKat kingikomplektist. Kampaania kestab 9. veebruarist 7. aprillini. Rohkem infot kitkat.ee. Ja tervist head kuulajad, käes on 16 märts, kell on 12 minutit 6 läbi ja eetris on taas saade ringiga ees, et rääkida Hiina GP'st, Kimi Räikkönen Antonellist ja paljust muust. Minu nimi on Kaspar Ruus, minu vasta istub vormeliekspert Tarmo Klaar. Tere! Ja paremat kätt isakud F1 fänn Kaspar Kütt. Tere, tere! No see Kimi Räikkönen Antonelli oli siis vihje lõputseremoonial toimunule, aga sinna veel jõuame. Küsiks alustuseks võib-olla niimoodi, räägiks üldse mitte Hiina GP'st, et see tuli vahepeal ka uudised, et Bahreini ja Saudi Araabia GP teid ära, aga midagi ka asemele ei tule. Põhjuseks siis see Lähis-Ida konflikt, et kas see teid üllatas, et seda ütleme kuskil Euroopasse midagi asemele ei otsitud? No otseselt ei üllatanud, sest et kui mõelda kogule sellele logistikale, piletite müümisele, kõik turundus, mis iganes etapi eelne töö, mis seal kõik toimub, siis nagu ühtpidi on loogiline see, et nad ei jõuagi selle lühikese etteteatamisajaga päris uut etappi korraldada ja tõenäoliselt seal on mingisugused nõuded, miinimum, mis iganes asjad, mis peavad olema täidetud, et üks etapp toimiks. Ju neid ei saa siis selle vähem kui kuu ajaga läbi viia korraldada, et ma mõtlesin ka, et äkki saab siis kuidagi suletud uste tagada või mis iganes saab neid sõite ikka teha, aga tegelikult teistpidi ka ju tiimidele endal on kõik logistika juba paika pandud ja piletid ostetud, mis iganes, et ju siis on ka siin nii palju logistilist peavalu ja keerukust, et lihtsalt tundub hetkel loogilisem need etapid ära jätta. No minu jaoks nii on, et tegelikult kohe ju hakati spekuleerima seal Imolast, Portimao rajast räägiti. Ma arvan, et seal logistiliselt võib-olla isegi poleks see asi nii suur probleem olnud. Lõpuks lennukiga ju veetakse neid, et ma ei tea, kui palju neid laevaga, täitsa tõsiselt, et laevaga läheb jube kaua ja neil võistkondadel mõnikord ongi mingisugune varustus on nii-öelda mitmes komplektis. Et ei ole see üks sama, ütleme, ka garaaživarustuse komplekt, mis liigub etapilt etapile. Aga teisest küljest, võib-olla see on tingitud ka sellest, et nagu ma siin vist eelmises saates ütlesin kenasti soome keeles, eks ole, et see asi, tehnilised tingimused on omadega seal B-punktis ja nüüd ongi selline, ütleme, sisekaemuse hetk ka ühest küljest ja teisest küljest see annab aega näiteks Hondale oma rivisid koondada ja veidi paremat tööd teha, et me ei tea ju täpselt, mida seal kulisside taga läbi räägitud on. Aga ma arvan, et loodetavasti hästi kõlab. Loodetavasti tuleb see kasuks kogu sellele karussellile, sellepärast, et eks me nüüd räägime ka sellest, mis seal toimus ja mis näha ja kuulda oli, aga mina olen jätkuvalt ääretult pettunud kogu selles uues kontseptsioonis, tehniliste tingimuste kontseptsioonis. Nii et nagu Max Verstappen ütles, et kui kellelegi see võidusõit meeldib, siis ta ei tea, mis asi on võidusõit. Just, ma olen Maxiga 100% nõus, olemata kunagi olnud Maxi fänn, aga siin ta räägib puhast kulda. Aga võtame selle Hiina GP ette, tegelikult oli kohe ka hooaja esimene ju sprint ja sprindipäev, mis tähendas, et vabatreeningud oli ainult üks. Kas räägime vabatreeningutest ka midagi või lähme otse sprintide juurde? Mis me ikka räägime sellest, et paneme ikka olulist asjade juurde? Tegelikult nii palju vast võiks rääkida, et Ferrari mulle näiteks üllatuslikult tõi ju vabatreeningule uue tagatiiva. Mis siis, kuidas ta inglise keeles kohe ristisid selle ajakirjanikud ja igasugused tegelased seal see flip-flap või flip-flop, et see tagatiiva ülemine element siis keeras ennast 180 kraadi. Ja võistluseks seda kasutusele veel ei võetud, aga üllatav oli see just sellepärast, et oli ainult üks vaba treening, et tavaliselt igasuguseid selliseid aerodünaamika võimalikke uusi lahendusi katsetatakse siis, kui on see traditsiooniline võistlusnädalavahetus, kui on 3 vaba treeningut ja siis esimesel vaba treeningul krutitakse seal igasuguseid asju külge. Et see oli selline
üllatusmoment ja noh, sellest nad loobusid ja Ferrari loobus veel ühest asjast. Nad olid sättinud sinna halo, see keskmine sammas, mis on, selle külge olid ka pisikesed tiivakesed sättinud, aga need küll FIA väidetavalt oli heaks kiitnud, et süsteem peaks minu teada olema jätkuvalt selline, et kui keegi tuleb mingisuguse tehnilise uuendusega, siis küsitakse FIA käest, kas see on kooskõlas kehtivate tehniliste tingimustega. Kui on, siis neile, sellele, kes selle uuenduse tahab siis kasutusele võtta, neile antakse luba, aga teistele võistkondale ei öelda. Ja nüüd, kui taotletakse luba mingile tehnilisele lahendusele, mis FIA-le ei sobi, siis FIA teavitab ka kõiki teisi võistkondi, et see lahendus nüüd, millega teie konkurent A, B või C välja tuli, ei ole lubatud, et see on selline huvitav protseduurika. Nii et mahub asju ka sinna ühte vabatreeningusse. Jah. No Hiina GP sprindi ajasõit, kvalifikatsioon, ütleme, kui vaadata puhtalt tulemusi, siis Russell, Antonelli, sellega olime Austraalias juba harjunud, ja siis Norris, Hamilton, Piastri, Leclerc, aga ütleme, hakkas vaikselt saama veel rohkem kinnitust, et Mercedes on jätkuvalt või nad ongi see aasta väga kiirelt eest. No klass oma ette ikka praegu küll, et siin ei ole ega see ülejäänud nädalavahetus ka justkui lükanud ümber seda arvamust, et Mercedes on praegu suht päris korraliku sammu võrra eestest, et Ferrari küll üritab, hammustab siin aeg-ajalt, aga suures plaanis jääb ikka natuke midagi puudu, aga mis iseenesest sprindi kvalifikatsiooni juures mulle meeldis, oli see, et McLarenid, kui auto, ütleme nii, et vastu peab, siis kiirust isegi on ja on võimalik siin poodiumi heitlusesse sekkuda ja tulemusi teha, aga me ilmselt veel jõuame siin McLarenite tehnilist viperustest rääkida, aga iseenesest kiirust autol justkui tundub olevat küll. No ja teisipidi jällegi, et Alpine vähemalt seal Gasly juhitav Alpine näitab jätkuvalt kiirust ja samas Oliver Beerman Haasiga, et noh, see jälle räägib kõnekalt sellest, et Alpine'i puhul, et Mercedes on hea jõuallikaga maha saanud, teised peavad lihtsalt rohkem sellega sina peale saama ja et Haas on ka tegelikult hea autoga ja see kombo toimib ja veel kord, et kuna neil on ka käigukast Ferrarilt peale jõuallika, siis vaadates, kui hästi edeneb praegu Ferrari, siis igasugused aerodünaamilised lahendused seal diffuusori kandis peaksid neil ka hooaja jooksul kiirust juurde andma, eeldatavasti. Ja tegelikult, mis on veel oluline, et Aston Martinid, meie suured peksukotid ei olnudki täiesti viimased. Cadillacid siiski vähemalt antud üks Cadillac või kaks Cadillac on ikka aeglasemad vähemalt sprindi kvalifikatsiooni põhjal, et no midagi selles autos vaikselt hakkab nagu tunduma, et mingi potentsiaal kusagil ikka on, et ei ole veel päris maha kantud kindlasti see Aston Martini auto, et võib-olla siin ikka hooaja teises pooles hakkab midagi sähvatama ka, aga eks elame näeme, vaatame, mis siin toimuma hakkab. No nad ei ole ju testida saanudki, et nüüdki seal võistlusest muidugi räägime, aga põhimõtteliselt need vibratsioonid on seal nii suured, et suurt nad sõita ei saagi ja kui vaadata seda ajalist vahet seal sprindi kvalifikatsioonis, siis nüüd oli see mingisugune 2,4 sekundit, võrreldes varasema 4 sekundiga on ju hüppe meeletu. No neil on selles mõttes jah, et see minu arust neil näeb nii-öelda laivis, kuna nad nii vähe sõitsid enne, et iga nädalavahetusega näebki, okei, nüüd nad said sammu võrra siit paremaks ja sammu võrra või sekundi, mis iganes võrra sealt. Jah, see päriselt ongi siuke, ma ei mäletagi, kas on olnud viimasel üldse sellises seisus tiimi, keda päriselt näedki nagu iga nädalavahetus järele natuke sammu võrra kõrgem, lihtsalt nagu arenemas ja päriselt autot arendamas, et see on selles mõttes väga huvitav vaatamine ka, et kuidas siis tegelikult saab ka nagu hooaja sees autot põhimõtteliselt nullist üles ehitada jälle. Aga ikkagi, et selles mõttes nad on kehvas seisus, et ütles siis Hiinas ju Alonso selle välja, et nad peavadki madalamate pööretega sõitma, aga mis see tähendab? See tähendab väiksemat kiirust, et ma kohe etteruttavalt ütlen, et näiteks kus iganes neid tippkiirusi mõõdeti, aga kvalifikatsioonis millegipärast olid tippkiirused väiksemad kui võistlusel, aga see selleks. Kui tippkiirusi võrrelda, siis kvalifikatsioonis kõige kiirem oli Portoleto, see on siis põhisõidu kvalifikatsioonis küll, 322,5 kilomeetrit tunnis.
Sainz oli teine 321,2, aga Alonso 307,5, Stroll 303,7, see on meeletu kiiruslik vahe. Ja mis veel hullem võistluspäeval, Gasly kõige kiirem 353,9, Alonsol 325,7 ja Strollil 321,7. Ja küll seal tippudel olid ka need tippkiirused Mercedestel, siis Antonellil ja Russellil olid need kuskil 10 kilomeetrit tunnis tippkiirust parem kui Alonsol Strollil, aga see on pidevalt nii, et neil ju igal rajalõigul nad mootor töötab madalamatel pööretel, mis tähendab seda, et neil kiirendus on kehvem, neil igal rajalõigul nad puhtalt tegelikult kaotavadki mootori pärast ja need vibratsioonid on seal ikka sellised, et takkajärgi ka, teie võib-olla nägite ka neid autovideoid, kus Alonso võttis käed rooli küljest ära ja seal vahepeal tegi sõrmedega neid selline harjutusi, et jälle elu tagasi tuleks. No see on tegelikult see on päris hirmus ikkagi. See on nagu päriselt. Vormel üks masina. Selles mõttes ma ei tea, ma arvan, et tegelikult nagu pole 100% nagu meditsiinist tõestatud, et see ei anna mingit püsivaid närvikahjustusi selles mõttes, et see jumal teab, mis tegelikult see Alonso ja Strolli kätega kogu kehaga tegelikult teeb, et teatud nagu nurgalt tuleb päris nagu mures olla nende meeste tervise pärast praegu. No ja see ka, et ja küll Alonso võib mõnikord seal nagu 10 aastat tagasi, et vai, GP2 engine, eks. Et see oli selline emotsioonipuhang, aga see, et ta seal käsi vahepeal võtab rooli küljest lahti 300 kilomeetrit tunnis ja raputab neid ja proovib elu tagasi saada. Ma ei usu, et see rahvateater oli, et ilmselgelt asi oli tõsine. No küll jah, aga seda on veider vaadata, et F1-ga ka Aston Martini puhul siiski üle 300 kildi tunnis saad kätte ja lihtsalt ei saa käsi roolil hoida. See on lihtsalt vaja. See on hirmus, see on päriselt hirmus, jah. 2026, miks ka mitte. Nii, aga sprint, ütleme, jätkus, võitja osas jälle nii, nagu olime Austraalias harjunud. George Russell tuli, nägi ja võitis. Ja 2 Ferrarit poodiumil, Leclerc, Hamilton, sprintist ise, tunnistame ise jõudnud seda sprinti väga jälgida, et olid muud töökohustused samal ajal, aga mis muljed teile võistlus jättis? Mis muljed, kõigepealt minu refisekundid või minutid, et esimesed refiminutid ma natuke roostas veel sprindi nädalavahetus ju, esimene, et kõigepealt see, et õhutemperatuur oli +14 ja rada oli kõigest +13 muide, et päris jahedad olud olid seal ja kõik 3 refisegu olid stardis kasutusel, ainsana läks pehme refiga Hadjar 10. kohalt, Lawson, Sainz ja Alonso startisid siis kõva refiseguga ja kõik ülejäänud keskmisega. Ja nii see oleks lõpuni olnudki ja ilmselgelt läks siis Red Bull testima, et Hadjari näol, Hadjar oli see katsejänes, et kuidas see pehme segu siis, kuidas ta kannatab, kui kaua. Aga kuna seal tuli ühel hetkel turvaautorajale tõsi üsna lõpupoole, siis Hadjar sai seal ka boksis käia ja teised jalavarjud, aga muidugi praktika näitas seda, et ega see pehme refi valik õige ei olnud, et ühel hetkel ta ikka kukkus nagu kivi seal võistlejate rivis. Aga algus oli ju vägev, et hirmsasti vahetati kohti ja jälle sai tõestust see, et Ferraridel on start väga hea, mis iganes põhjusel täiega kukkus kolinal, kusjuures ka pühapäeval siis stardis Verstappen, seda oli ikka päris valus vaadata. Ja samas oli huvitav see, et ka tegelikult need racing pullid ei olnud väga head, kusjuures seal Austraalias ju oli esimesel ringil ühel hetkel oli Lindblad ju 3. ja Hadjar, kui õigesti mäletan, tegi ka ju väga hea stardi Austraalias. Ja nüüd oli see kõik nagu minetatud, et väga veider. Jah, ja mis veel sprindis oli päris huvitav? Esiteks esikoha heitlus oli ka väga põnev, et sisuliselt oligi Russell ja 2 Ferrarit, et Hamilton võttis alguses, tegigi superstarditõus esimeseks, eks teadsime ka, et ega see ei kesta, et mingis järjekorras hakkame need omavahel kohti vahetama ja nii sisuliselt nagu sõidu lõpuni välja oli küll selline pingeõhus, et kes selle võidu võtab siis Russelli, Leclerc ja Hamiltoni vahel, aga Antonelli omakorda tegi väga süükse seinast seina sõidu, et alguses põrkas ju pani Hadjariga kokku. Kõigepealt start läks tuksi. Ja start läks täiesti tuksi, et ta langes, ma ei 7. jah, et ühesõnaga
hakkas siis mööda sõitma, selles mõttes sõitis, põrkas Hadjariga kokku, sai 10 sekundit veel karistada selle eest, siis jah, vist sõidu teises pool, põhimõtteliselt nagu viimaste ringidega tõusis siis lõpuks siis jah, tõusiski, ma ei mäleta, mitmendaks lõpuks tõusis, nii, ta kandis karistuse ära boksis, tõusis siis viimase 2 ringiga vist 7. kohalt, tegi veel mitu möödasõitu, et niimoodi, et lõpetas edukalt 5. ka, et sisuliselt tegi siukse kogu sõidu sõitis siis erinevatel kohtadel, et selles mõttes Antonelli tegi ka hea tugeva töö. No Red Bulli puhul ütleme Hiina GP või ütleme Hiina nädalavahetuse ja tulemuste põhjal ausalt öeldes Red Bull jättis täitsa siukse kuidagi mannetu. Ma ütleks keskvälja satsi mulje. Absoluutselt, Kusjuures ta jätab isegi kehvema mulje kui Racing Bulls. Ja Verstappen ju, kes olgem ausad eelmine aasta kohati sõitis nii-öelda fännitegeles traktoriga, ütles ju nüüd siin, et tal ei ole siuke nii halba kogemust kunagi varem olnud, et midagi on Red Bullil ikkagi nagu päris kehvasti. Ja, et ma mäletan, eelmine aasta me rääkisime, et no ma ei tea, kuidas Red Bull saab hullemasse seisu minna, kui nad seal vahepeal eelmine aasta olid. No see aasta alguses on näidanud, et ikka saavad aina madalamana minna. Ja praegu tundubki, et ei Verstappen ega Hadjar ei saa nagu üldse sina peale selle autoga, et eks siin on erinevad probleemid. Verstappen on eriti startidega, tal on vist iga start see aasta juba õnnestunud. Ja 3-3 on luhta läinud ja nii ta läheb. Küll aga mis ma kiidan Verstappeni puhul, kes on mulle viimastel aastatel vaikselt meeldib hakanud, intervjuusid on tal alati tore vaadata. No ta ei ole enam siuke irooniline. Tal ei ole midagi nagu kaotada või tal ei ole nagu midagi peita selles mõttes, et ta teab oma seisust, et ta on ikkagi 4-kordne maailmameister. Ta võib öelda, mis ta tahab, et ta olen nendest trahvirahadest ka täiesti suva selles mõttes, et mis iganes palju sa maksma pead. Võib-olla Red Bull maksab ise need kinni, neil on võib-olla oma mingi diil, mis iganes, aga ta ütleb ikka ausalt välja, et no seal, kui otseselt ei ropendega, siis ei tohiks väga trahve tulla ka. Jah, et ma saan aru, et neil tahetakse küll suit kinni toppida seal, et keegi seda tõde välja ei ütleks, et see hübriidajastu on tegelikult, see on lollus kuubis, mis toimub seal praegu, eriti sellisel kujul. Ja ta ütlebki ta ütleb selle otse välja, et see ei ole ju võidusõit. See, mis seal rajal toimub, nüüdki, nii sprindis kui põhisõidus, muide sina Kütt vist juhtisid eelmine etapp sellele tähelepanu ja nüüd seekord ma märkasin ise, oma töntsid huvipilguga, et ükskõik oli see vabatreening, kvalifikatsioon või võistluses sees, see tagasirge, kus nad 13 kurvist sellest viraažiga kiirest kurvist välja kiirendavad, algul näitab kõik, kui autokaamerast näitab, kõik see graafika on näha seal, kõik kiirused, käigud, kuidas akut laeb, kuidas akut maha laeb ja siis äkki plaks on läinud ja millal ta ära läks see pilt eest ja jääb ainult siis autost pilt ja heli paraku jäi ka, kelle jaoks paraku, aga minu jaoks jumal tänatud, et jäi. Ja siis kuuled, et vaatad, kui see graafika visati ekraani pealt minema, siis see oli sekund-paar ennem seda, kui aku sai tühjaks. Ja pöörded hakkasid langema ja ka kiirus hakkas langema ja seda on ju rõve vaadata, et poole sirge pealt äkki hakkab kiirus langema. No aga tuleb varjata seda tõde, et jumala eest autod pidurdad lihtsalt kukuvad ära 30 kilomeetrit tunnis. Et selles mõttes toon paralleeli, et sel nädalavahetusel oli nüüd linnarajal, uuel rajal Arlingtonis oli indikarisõit ka ja neil on see superkondensaator või kuidas nad seda nimetavad, mis kuskil 50 kilo andis vist juurde kaalu eelmisel aastal autole, aga seal näidatakse ka seda graafikat ja ilusasti ausalt lõpuni, sirge lõpuni, seal kõige pikema sirge lõpus, kuskil 180 miili tunnis, aga siis näedki, mismoodi ta jõuab selle tippkiiruseni ja siis see jääbki püsima või jääb pendeldama sinna ühe koha peale, ongi õhutakistus, kõik mängib, aga ei ole sellist asja, et ühel hetkel on electricity, monsieur. ja oledki seal nagu istuv kass. Oota kurvi ja hakka laadima. Jah. Aga see on huvitav nagu, et mis nagu eesmärgil nad seda varjivad, et meiesugused mingid puristid on mingid peerud ja hakkaks mölisema, et me ikka hakkame mölisema. Aga me ju märkame. Aga kes ongi nagu tavafänn,
ta ikka saab aru sellest. Saab. Ta näeb ju seda, et kiirus langeb, on ju, et mis see nagu kiiruse päris varjamine tegelikult saavutab või teeb, ta ajab meid rohkem närvi. Pluss, kui sa ju vaatad, siis sa ka reeglina ikkagi loed ka natuke puht huvist juba juurde, mis kus on rääkinud või mida kuskil kirjutatakse. Ei tea, veider, aga mulle meeldis see Verstappen üks vastus, et nagu ta ütles, et ütleme, millega tuleb sõita, sellega ma püüan alati maksimumi, et olgu see, kui see on F1 auto, ma püüan F1 autoga maksimumi, kui see on toidukaru, ma püüan toidukaruga maksimumi. Jah, seda kindlasti, et ega tema tagasi ei hoia, aga see oli, ometi kurb vaatepilt oli tõesti, kui kordas seda tema starti, mismoodi hakkas nagu minema, siis need pöörded kukkusid ja hoogu üles ei saanud ja vasakult ja paremalt tast sõideti ja siis tal see pea käis nagu lokaator kogu aeg, vasakule peeglisse, paremale peeglisse, vasakule peeglisse, paremale peeglisse, et jälgida mängu siis, kui palju neid sealt tagant veel tuleb ja kuhu ta auto siis positsioneerib, et selles mõttes ta sõitis väga targasti seal pundis sees ja vastupidiselt näiteks Perezile, kusjuures ma vaatasin selle sprindijärgse show ka ära täna ausalt öelda, enne kui siia tulin, et ma olen jumalast nõus Julian Palmeriga, kes ütles, et oota, mees, sa sõidad viimasele kohale, te olete esimest hooaega ja sa põrkad esimesel ringil võistkonnakaaslasega niimoodi kokku, et sa lähed nina vahele panema. Oota, tõesti, tahaks küsida, mis su vigastusmees on, et teil on ju praegu tähtis, nagu Julian Palmer ka ütles, ma olen 100% sellega nõus, teil on kilomeetrid vaja koguda, tagumiktunde, teil on vaja informatsiooni koguda, kuidas teil kogu see värk toimib. Ja Julian Palmer, kes sõitis küll ainult 2 hooaega vormel 1, aga ikkagi tuli, mis oli siis veel GP2 või tuli selle meistriks, et ta ikka ühte ja teist teab võidusõdust ja ütles ka väga tabavalt, et jumal tänatud, et selle kokkupõrke tagajärjel vähemalt nähtavalt see kummagi Cadillaki aerodünaamika pihta ei saanud. Sest et andmete kogumisel on siis mõtet, kui auto on komplektne. Kui ta sul on vigane, seal mingi üks osa esitiivast on läinud, siis see aerodünaamika on rikutud, kõik need igasugused andurid, mis seal loevad, mingid õhuvoole ja surveid ja värke, need ju näitavad, jumal teab, mis näitajaks ole, mis ei ole sul eriti abiks, kui sa tahad autot arendada. Et selles mõttes see Perezi käitumine oli veider, kuigi pärast ta tunnistas, et see oli tema viga. Hea seegi, et ta sai aru, et ega Bottasel ei olnud seal kuhugi minna, minu meelest Aston Martin oli tal seal väliskurvis, et Bottas oli nagu kotett seal võileiva vahel. Aga see oli veider jah, et mehed te olete testsõitu tegelikult tegemas, et võtke nüüd rahulikult, võtagi järjekorda, siin ei ole midagi häbeneda, niikuinii sõidate viimasele 2 kohale ja sõitke see distants läbi ja koguge andmeid. Mul tuli nostalgia praegu. Jälle Sergio Perezi seklastest saanud aasta aega rääkida. Praganud pole Tšekot ammu küll, aga võib-olla saab veel see aasta. Ma arvan, päris kindlasti saab. Et nagu tal on see eelmine etapp, ta oli ka ju, et seal ta nagu põhjendas küll ära sellega, et ma ei olegi 2 aastat võidusõitu teinud, lõpuks ometi ma sain lihtsalt midagi teha. Aga seal vana arve roostetanud. Jah, et seal on nagu... Sa võtad Lawsoniga või? Täpselt, aga seal on suur vahe on ju, kas sa sõidad päriselt teise tiimi sõitjaga võidu piltlikult öeldes ikka 16. kohale on võidusõit selles mõttes, et püüad kohta või siis see, et sa lihtsalt tuimalt sõidad tiimikaaslasele sisse, et seal on oluline vahe. Aga sprindist Aston Martinid jõudsid finišisse. Tublid, See on tublid. Aga see oli ka 19 ringi. Aga jõudsid finišisse. See on see 25-st 6 ringi vähem, et võib-olla isegi närvikahjustus, et ta pääsesid sprindist. Ja, võib-olla. Aga seda me ei tea täpselt. Aga kui vaadata lõpuprotokolli, siis ütleme, Leclerc tõusis 4 kohta, Hamilton 1 koha, Norris kaotas, kusjuures muide, McLarenid lõpetasid ka. Norris tuli 4. kaotas 1 koha stardiga võrreldes, Antonelli siis kaotas tänu oma sellele karistusele 3 kohta, Piastri kaotas 1 koha, aga Lawson tõusis 6 kohta ja minu meelest, kas mitte Lawson ja Pierman, kes võttis viimase punkti, siis sprindis saavad 8 sõitjad saavad punkte. Kas nemad mitte ei käinudki, vaatame kohe, Lawson, medium, jah, nemad ei käinud boksis. Siis kui turvaauto tuli välja, tähendab Hülkenberg katkestas, tal oli seal mingi tehniline rike, mille pärast ta katkestas 14. ringil ja siis tuli see turvaauto välja ja ei läinud kõik boksi ja see oli õige otsus, ütleme Lawsoni ja Piermani puhul. Ja Piermani peab üldse kiitma. Et minu meelest Pierman on tulevikumees.
Peerman on, ma mõtlesin selle hiljem välja tuua, aga ma ütlen selle asjaolu kohe ära, ta on MM-sarja 5. mees praegu. Ja absoluutselt teenitult ka. Absoluutselt. See super algus temal küll, jah. Ja see, ütleme, et kui tema 17 punktist vist 15 on praegu äkki tiimi puhul ise taand. Okoonil on vaja näitama hakata end. Okoonist jõuame rääkida, aga samas ma loodan, et ma nüüd ära ei sõnu, et eelmise etapi järel ma kiitsin kõvasti Lindblaadi. Nüüd jälle Lindblad kohe tegi spinni seal vabatahtlikult esimesel ringil sprindis. Vabatahtlikult. No oli ju. Ei, seda küll, jah. Nii, aga laupäev, kvalifikatsioon. Hea lihtne top 6, 2 Mersut, 2 Ferrarit, 2 McLarenit, aga Antonelli kiireim, Russell teine. Russellil oli ka seal ju lõpus olid ka väiksed tehnilised mured. Jah, ta saigi Q3 saigi vist 1 ringi sõita, et teised ta üldreeglina saab Q3 2 ringi teha, et 2 kiiret ringi siis nii-öelda, et teed 1 markeri ära siin sessiooni alguses, siis pärast lõpus teed veel 1 kiirema, kui rada on kõige paremas seisus, aga ka Russellil siis jah, oli 1 võimalus seda teha, et ta vist seal nagu oma kiiremal ringil tegi ka paar äpardust mõnes kohas, aga no see näitab jällegi Mercedese kiirust on, et Russell päris mitmes kohas eksis, aga ikkagist väga, väga kindel teine koht, et jah, Antonellilt siiski jah, kõige noorem esikoht läbi aegade päris kindlalt ikka vist 2 aastat noorem kui siis oli ja no täpselt, ehk siis ülekaalukalt noorem ja tõenäoliselt jääb ka noorimaks, kes selle esikoha võtab. No ei tea, võib-olla, aga seal oli ikkagi ju sellist närvikõdi kõvasti, sellepärast, et Russell jäi ju tee peal seisma. Ja oli oht, et jääbki. Ja võib-olla siis peab startima hoopis 10. kohalt. Aga ka imet saadi auto käima, nii et selles mõttes ega tal oligi ainult üks võimalus, eks ole. Muidugi, eks see näitab sõitjate taset. Ja Hamilton ju edestas Leclerc'i, palju see on siis 0,013 sekundiga, et selles suhtes tore näha, et tegelikult Mercedeses on praegu Ferraris on praegu siis 2 põhimõtteliselt võrdset meest, üks on see hääbuv täht ja teine on ikkagi täht, et olgem ausalt, Louis on hääbuv. Puhtalt vanuselise poolest on, siis ei saa midagi. Ütleme veteransõit. Ütleme leebemalt veteransõit ja kuigi seal, ütleme koha peal, kes seal need tegijad olid, siis saadete tegijad ja intervjueerijad ütlevad, et sama, mida meie eelmises saates rääkisime, et nad ei ole ammu Hamiltoni nii hea tujulisena näinud. Igal ajal, millal boksis vaatavad teda, nägu on naerul, et enne olematu lugu, arvestades viimaste aastate kogemust. Aga see kvalifikatsiooni jõudude vahekord jah, et siis ütleme, nagu ikka, Mercedes eest, Ferrari järel, siis vähemalt sel nädalavahetusel tundus ja oligi praegu McLaren ja enne Red Bulli nii-öelda best of the rest Gasly, ehk siis Alpinil oli kiirust on ja 10 siis Peerman, et ütleme 3 tiimi, eeldusel, et 1 tiim neist ka starti jõuab ja siis sinna vahele Verstappeni juurde võibki juba, ütleme, Peerman võib vabalt juba kämbelda, et seal need tunduvad sõltuvad rajast vist üsna, võib-olla isegi jõudud vahekord on üsna võrdne. Tegelikult ei maksa Hadjarit ka liialt nagu maha kanda veel, sest see vahe Verstappeniga on antud juhul kõigest üks kümnendik natuke peale on ju, et minu arust on ikkagi päris okeilt alustanud seda hooaega, et mulle tundub, et võrreldes nende eelmiste Verstappeni liimikaaslastega on ikkagi mingi väike lisakäik olemas Hadjarile, ehk siis punkte on ta ka juba toonud siin selle kehvakese Red Bulliga, nii et tema on vähemalt nagu esialgu tundub täitsa okeilt alustanud. Ei, see on suur asi, et ta kvalifikatsioonis on sammu pidamas Verstappeniga, et see on midagi teistmoodi, kui varem on olnud. Teise sõitja nii-öelda needus on, ei saa öelda läbi veel, aga nüüd on teistpidi, et nüüd oled Verstappeniga võrdne, aga kehv auto on, et raske on seal ikka. Nii, mida kvalifikatsioonist veel? No see on ikkagi omaette hämmastav, et Williams, kes eelmisel aastal ka üsna varakult hakkas keskenduma selle aasta autole, on siis nüüd minu meelest üsna otse ka välja öelnud, et nende auto on liiga raske ja nendel ju ka kasutada Mercedese jõuelikas, ma ei mäleta, kas neil on käiguast vist ei ole, käiguast peaks neil enda oma olema. Aga põhimõtteliselt Mercedese jõuelikas ja selle pika ettevalmistusprotsessi peale võiks arvata, et jube hästi on kõik tehtud, aga tuleb välja, et nähtavasti valisid arendamisel siis vale suuna.
No nad olid ju OAE-laksid juba, noh, ütleme jamad pihta ja ei jõudnud selle kõik. Jah, seal oli see kogu krempel sellega, et nad ei üldse jõudnud esimesele testile ja kõik see ja selle tulemus on praegu siin, ehk siis Q1 kindlalt väljas. Nii, lähme pühapäeva juurde, ma pakun välja. No aga lähme. Vastuväiteid ei ole, nii, vahele kiire kõll. Vajuta pidurit, aeg pausiks. Osta KitKat ja võida Formula 1 piletid Ungarisse. Registreeri tšekk ja võida tribüünipiletid või 10 eksklusiivsest F1 ja KitKat kingikomplektist. Kampaania kestab 9. veebruarist 7. aprillini. Rohkem infot kitkat.ee. Ja ma loodan, ma nüüd võtan õiget kõlli, ma siin natuke enne ajasin. Tarmo Klaari rehviminutid. Tuli õige küll meelde, ma otsisin selleks saateks üle selle. Ameerika uskumatu. Paskame ka show'ta. Vägev, võimas värk. No nii, Hiina GP siis. Õhkvõistluspäeva hommikul ennem start oli +16, rada oli +23, nii et rada oli kuskil 10 kraadi soojem. Ja mis veel, ennem kui rehvideni päriselt jõuame see, et see on üks pikemaid radu, mis on kalendris kirjas 5 kilomeetrit ja 451 meetrit peale, sõideti 56 ringi ja nüüd on siis see, et reeglilt järgi iga võistlus välja arvatud Monaco peab olema vähemalt 305 kilomeetrit pikk ja hiinakad on nüüd küll väga täpselt välja mõõtud selle asja. Hiina distantsi pikkus oli siis Hiina etapil 305 kilomeetrit ja 66 meetrit. Aga rehvid olid kasutusel C4, C3 ja C2, nii et mitte kõige pehmem ots, aga sellised siiski pehmema otsa rehvid ja valik oli siis selline alguses, kui see seal stardis ette visati. Hetke pärast räägin sellest, mis mind üllatas ja paljusid teisi muidugi ka, aga olid valinud siis kõva rehvisegu Norris, kes oleks pidanud startima 6. kohalt, Hülkenberg 11. Colapinto 12. Ocon 13. Lindblad 15. ja Portoleto, kes oleks pidanud startima 16. kohalt. Alonso 18. Stroll 20. ja Albon, kes oleks pidanud startima 22. kohalt. Pehme segu valiti millegipärast mõlemale Red Bullile, nii Verstappeni autole kui Hadjarile. Verstappen siis startis 8. Hadjar 9. kohalt ja kõik ülejäänud läks siis starti keskmise rehviga, aga üllatust. Mina ütlen kohe, olin sunnitud seda järgi vaatama ja alustasingi seda järgi vaatamist sisuliselt ennem starti. Ja vaata, mis asja, 4 autot on boksis. Mis toimub? Ja ma saan aru, et ja nüüd takkajärgi minu laiskus muidugi, ma ei ole viitsinud seda järgi vaadata, aga ma saan aru, et stardijoonelt lohistati ära 2 autot. Et kes tegid juba mitte rehvisoojendus, vaid selle boksist väljasõidu ringi stardijoonele tegid ära. Aga kas üks oli Piastri ja kelle auto see teine oli? Teine võis olla vist Albon äkki. Albon jah, Piastri ja Albon. Sest et mina ka panin selle ülekande käima, täpselt siis vaatasin, Norris boksis, et edukas, väga hästi teeme jälle siis, vähemalt üks McLaren, loodame, et Piastri ikka jõuab ja siis jõuab siis start kohale, vaatan, ikkagist nagu ei ole Piastrit stardis, ehk siis mees on 2 etapi peale sõitnud täpselt 0 põhisõiduringi, aga ometi 3 punkti kirjas. sprindisõidust, aga mis siis tagantjärgi on avalikustatud, et Piastril oli oma elektriviga oma autol ja Norris autol oli oma elektriviga. ja neil olid erinevad vead, aga sama palju ringe. Erinevad vead ja kas Portoletol oli äkki hüdraulikaviga ja mis selle Albonil oli, seda ma nüüd ei teagi, aga põhimõtteliselt ikkagi 4 autot kohe alguses rivist läinud. Kui ma seda vaatsin, siis meenutas natuke siukest, ütleme minu, ma ei tea, lapsepõlvast, kui ma mäletan, siis kui nii palju veel F1 ei vaadanud, aga taustaks käis, et ütleme toda aega siin paarkümmend aastat tagasi, et start on, aga 4 masinat juba startige juba. Et see vastupidavus, mis siin vahepeal tundus selles mõttes see eelmine aasta oleks öelnud, et 4 autot jõudnud startigi oleks olnud ju tõesti müstiline, aga nüüd vaatab, et see aasta on niisugune vana teada ajad tagasi või? Seda küll, niisugune ootamatus on kindlasti tagasi ja ongi see, et keegi pole püha või keegi pole kindel, et üks päev võib see Russelli, Montanelliga või Leclerc'i või Hamiltoniga ka juhtuda, et selles mõttes on ühtpidi niisugune ootamatus ja põnevus ka, et kindlasti see tehniline element lisab
küll nagu põhimõtteliselt nagu kunstlikult natuke, aga tegelikult see on osa spordist, on ju, lisab sellist särtsu või vürtsi juurde küll. Osa tehnikaspordist. Just. Kas McLaren peaks ka Mercedes uskele koputama? No me ei tea seda, kas see oli nüüd nende oma seal juhtmevedajate probleem piltlikult öeldes või oli see mingisugune teine probleem, ega nad kindlasti seda nii väga avalikus ette tuua ka ei taha vastu, ma arvan. Et sellist üldist ümargust juttu aetakse. Aga põnev on ikka spekuleerida. Ja, aga samas seda me teemegi siin. Aga samas pole välistatud, sellepärast veel kord põhisõidu kvalifikatsioonis ju Russell jäi hetkeks tee peale, nii et tal oli blackout seal ja siis saadi ühtäkki käima. Et no ei tea, igatahes need selle hooaja hübriidid, seal kus siis veel kord meie kuulajatel, et on 50% tuleb mootori võimsusest sisepõlemismootorist ja 50%, niimoodi suurusjärgud tuleb elektrimootorist, et need on täiesti teised jõuallikad võrreldes eelnevate hooaegadega, et neid laste haigusi on seal üks jagu veel küljes. Aga McLarenil on, eriti Piastri vaatast on päris raju, eelmine aasta kohati tundus juba üsna kindel, et tema võtab tiitli ei võtnud, nüüd on see aasta auto pärast nagu ta ütles ise ka, et ma ei mäletagi, minu viimati 2 F1 etappi järjest kõrvalt vaatasin. No see on jällegi jah see, et võib-olla Piastri on selles mõttes päris rahulik või nagu okei selle olukorraga, täpselt tead, kui mingit pinget ei ole, siis 2 etappi niikuinii juba luhtal, nii tundub see tiitel juba, lootused võivad vaikselt juba niikuinii ära kaduda, et siis mis sa teed nagu ega sa kuidagi seda tehnikat ise nagu ümber teha ei saa, nii et lihtsalt lähed kaasa vooluga ja elad nii, nagu antakse elada. Olukord on, nagu ta on, jah. Nii, pühapäeval start, Danelise minema, Ferrari see minema. Ferrari start on äge näha, mulle meeldib. No see on jah, mida juba kogu see hooaja eelne testimine ka juba ähvardas või näitas, et Ferraride stardid on klass oma ette ja täpselt nii juhtus ka, et Hamilton tegi oma ära, Leclerc oma korda tegi ka enda töö ära, ehk siis mõlemad said siis nii Antonellist sai Hamilton mööda ja Russellist sai Leclerc mööda, et süke selles mõttes sõidu algused on väga põnevad, et Ferrarid teevad oma superstartidega osa ära ja siis hakkab see püüdmine pihta, et Mercedesed siis peavad välja mõtlema, kus ja kuidas siis Ferraridest mööda saada. Kus juures mitte ainult Ferrarid, tegelikult Aston Martinid, vähemalt Alonso käsutuses oleb. Austraalias pani ka ju. Ja 7 kohta. 10. kohe kõmaki. Ja siin ta oli, mul on kirjas, esimese ringi lõpus oli ta 11. Et stardid on vägevad neil, et selles suhtes ei ole midagi ette heita, aga Hadjar esimesel ringil tegi kohe vabatahtlikult selle spinni ja pidi kohe minema rattaid vahetama. Ja see oli päris napikas moment Beermaniga ka, kes ääre pealt oleks Hadjaril sisse sõitnud ja kogu see või lõpuks siis tulnud 5. koht, mis oli super töö Beermani poolt, tuleks täiesti olemata jäänud, aga suutis jälle imeliste reaktsiooni kiirusega vältida kokkupõrget ja pani oma sõitu edasi. No see oleks võinud väga, väga rõve pauk olla. Jah, oleks küll. Aga seekord, mida stardis ei päris, minu arust ütleme seda, Colapinto, mis seal Austraalias oli, keda Lawsonit vältis. Lawsonit, päris seda nagu minu arust seekord ei juhtud. Jah, no siin oligi vist kõige halvem start oligi Verstappenil, kes ei saanud küll nagu super või üldse hästi käima, aga vähemalt nagu ei jäänud seisma stardijoone või stardi finiši sirgel, et ta liikus siiski. Jah, et liikus piisavalt kiirusega, et päris sükest nagu super eluohtliku olukorda ei tekkinud ja lõpuks sai okeilt minema ka. Aga kui me Verstappeni stardist räägime, võtaks tegelikult küsimusega vahele. Siia meile saadeti ka täna, Alder kirjutas, ta saatis pikema kirja, aga ühe osa sellest võtaks praegu ette. Hiina etapp näitas taaskord Ferraride stardivõimekus, nii sprindis kui põhisõidus oleks neil nagu lubatud varem paigalt võtta, nii võimas on nende algkiirendus. Risti vastupidine lugu on just Red Bulli puhul, Hiinas mõlema stardis Verstappeni auto värises ja plärises, kuid edasi ei liikunud ja nii langes kivina viimaste sekka. Kas on see tulenev nende enda toodetud mootorist, käigukastist või kummagi tarkvarast näiteks või mis mulje on teile jäänud, meile jäänud? Ei, no see on kombinatsioon, et need suuremad spetsialistid kui meie ütlevad, et Ferrari üks eelis seal stardis ongi see, et neil see turbo on väiksem kui teistel mootoritel, see turbo inerts on väiksem, ta võtab kiiremini need pöörded üles, et sealt tuleb see eelis, aga lisaks näiteks Mercedes omad ütlevad, et kus nende eelis teiste Mercedese klientidega võrreldes tuleb üleüldiselt, on see, et
ongi käigukasti ülekanded, need mängivad rolli ja loomulikult tarkvara, et tänapäeval ju need patsiga poisid on ääretult olulised seal, et see on kombinatsioon kõigest. Ja no ütleme sõidu edenedes, Mercedes võttis jälle kahjuks ära, et Ferrari Hamilton sai küll liider olla, minu arust on vist juba on see hooaeg rohkem liider kui eelmisel aastal. Jah, kindlasti. Aga jah, kahjuks jääb veel Ferrari puudu veidi Mercedes pikas plaanis. Jah, tead, ma arvan, kui ma oleksin sinu kohal, siis ma naudiksin seda, mis hetkel on, et äkki veel hooaja teises pool saab veel halvemaks, on ju, et ole oma poodiumite üle isegi praegu õnnelik. Ole. Ei, tegelikult et see tundus teatud mõttes paratamatus küll, et küll esiteks Antonelli saab mööda ja teiseks, mis siin ütleme nii, et ringid, ma ei tea, 10-30 rullus oli päris äge lahing, siis Russell, Hamilton, Leclerc, kes siis omakorda heitlesid just selle teise koha pärast. See aitas küll Antonellil jõudsalt sellist vahet või nagu eduseisu üles ehitada, et lõpuks, kui Russell päriselt saigi mööda, siis kõikides Ferraris oli äkki siuke 8 sekundit, midagi sellist, mida siis naljalt see tagasi ei tee, kui Russell natuke üritas, aga see oli jällegi siuke ühest küljest äge vaatamine, et küll siin Hamilton pani Russellist, Leclerc pani Hamiltonist ja nii edasi, aga jällegist leiad ennast mõtlemast, et see kõik tuleb ju puhtalt enam-vähem selle pärast, et ühe auto kiirus väheneb järsult 30 kilomeetrit tunnis, ühe tüübi aku saab tühjaks, teisel tüübil oli veel 2% alles, sellega sai mööda, et see on siuke, ma ei ole veel harjunud sellega, ütleme poliitkorrektselt, et uus asi nõuab aega. No see oligi alguses ju, mõningas mõttes hale naljakas, et esimesed 4 ringi ju Russell ja Hamilton seal kabetasid oma kohtadega pidevalt, samamoodi nagu seal sprindisõidus, et ühel hetkel Russell paneb kõik mängu seal tagasirgel, saab mööda Hamiltonist ja siis stardifiniši sirge lõpus Hamilton tuleb väliskurvist jälle nagu istuvast kassist kütab mööda. No rehvi pidamine ei hea, muidugi tagumiku tunnetus kõik hea, aga just see, et need möödasõidud sõltusid sellest, kellel kui palju parasjagu seda elektrit järgi oli, kellel oli aku tühi ja kellel oli aku täis, otse öeldes. No see ei ole võidusõit, veel kord, et ma olen selles mõttes ma olen siuke vanakooli mees, et ma ei naudi seda. Et eriti veel, kui sealt autokaamerast laseb koos heliga, võtke see heli siis maha, jumala eest, et see on ka ennem kui sinna 12. 13. kurvi jõutakse, see sirge jupp. Ennem seda ju ka neil vahepeal hakkab see, kuidas nad nimetavad seda superclipping või siis, kui see laadimine pihta hakkab, kui haku tühjaks saab kõmaki. See saabki ennem tühjaks, kui pidurdus maa hakkab. No seda on nii valus minusugusel sellisel sügava võidusõidupuudega inimesel vaadata ja kuulata, et see ei ole päris võidusõit, ja nad sõitjad ise räägivad ju ka kogu aeg sellest. Keegi ei naudi ju seda. Mario Kart. Vabandust. Lewis Hamilton naudib, aga lihtne on öelda seda, kui Russell naudib, Mercedes ja Ferrari naudib, aga muidugi lihtne on öelda seda, kui sa oled ees otsas, siis sa muidugi naudid, kui sa võidad või poodiumi saad, siis muidugi naudid. Aga see on selline läbiv fraas, Mario Kart, kõik räägivad seda, Mario Kart. Nagu Verstappen ütles, et lähen harjutan seda pigem kodus ja seal ikka tuleb rohkem kasuks. Et selline see olukord kahjuks praegu on, eks ta veel jätkub ka. Nii, aga Mercedes puhul, et ütleme Russellil, kui ta sai seal lõpuks Ferraridest mööda, ütleme Antonellil oli piisav puffer juba olemas ja Kimi Antonelli siis F1-sarja uus etapivõitja. Kuigi lõpus oli ka peaaegu ütleme, kas just maha mängimas, aga ütleme üks siuke äreva moment seal oli. No paar ringi enam lõppu seal võib-olla keskendumine kergelt kadus, mine sullu tea, ikkagi esimene etapi võit nii noorelt vormel 1, äkki hakkasidki mõtted rändama kuskil ja... Väga võimalik ja ei saa üldse inimlikul tasandilt pahaks ka panna seda, et muidugi sa hakkad vaikselt juba, eriti kui sul ongi siuke korralik puffer ees, siis ikka juba hakkad vaikselt... Ära tee viga. Mida rohkem sa ütled seda endale tõenäoliselt, ära nüüd eksi, siis seda suurem on see tõenäosus, et sa päriselt eksid ka, et... No mis me Antonellist räägime, kui omal ajal Ayrton Senna, kui tal oli palju 40 sekundit oli Monacos edu teiste ees ja sõitis seina, täiesti tarbetult nii-öelda, nii et juhtub ka parimatel ja tituleeritumatel. Ja Kimi Antonellist ainus noorem etapivõitja ongi siis Max Verstappen. Jälle paha statistika.
no, tõepoolest ei ole. Ei ole. Võtsin, viskan sulle mingi kondi, aga ei võtnud. Aga jah, fikseeriks sellega ära, mis enne kui läheme sõidu juures tagasi, aga jah, poodiumil siis õigati ka Kimi Räikkönen tegelikult välja. Et see oli päris lõbu. Jah, eks see on niisugune nagu sisse harjutatud, ma arvan, et see oli vist David Croft, kes seal hüüab neid nimesid, vähemalt hääle järgi oli küll Crofti, et ma arvan, et ta oli lihtsalt vanast harjumusest on jäänud see nimi sisse, et kui sa ütled Kimi, siis vähemalt ma arvan, et me kõik veel mõtleme Kimi Räikkönenile, et läheb võib-olla paar aastat või etappi kindlasti veel aega, kui sa mõtled Antonellile esimesena, et ma ei mäletanud seda, mis võistlus see oli eelmisel aastal, kui Toto Wolff pärast finišit ütles, et muidu ta on ju, eesnimi on tal Andrea, teine nimi on Kimi Antonelli. Ongi, Kimi Räikköneni fännid olid tal vanemad, sellepärast poisile pandi siuke nimi. Et Toto Wolff ütles, et nüüd oled sa Kimi. Ja nüüd ta ongi Kimi, keegi Andreat ei maini enam. Ma just hästi sama, et ma mitte keegi, ega me ausalt, kui ma kirjutan, siis ma kirjutan ka Kimi Antonelli, et ma seda Andreat väga ette ei topigi enam. Aga Ferrarid oma vahel kemplesid kõvasti. Ma saan aru, et mehed ise ka nautisid. Jah, ühest küljest nagu lahed tüübid omavahel võistlesid väga hästi, väga lugupidavalt üksteist puhtalt, täpselt jah, et eks siin jälle oli omakorda sellist kuidas me superklippingut oli kindlasti mängus ja aku tühjaks saamist, aga tegelikkuses nagu lahing oli äge ja tore, et Hamilton lõpuks ikkagi selle poodiumi sai ja tegelikult igati ära teenitult sai selle esimese poodiumi Ferrariga, et jah, kõva lahing ja äge näha, et Hamilton on siukse oma mojo tagasi saanud ja nüüd paneb, ma arvan, et Leclerciga tuleb neil veel neid ägedaid lahinguid siin see aega. Minul jäi muidugi see küsimus, et mis põhjusel Leclerc ühel hetkel järgi andis, on variant mul muidugi ametliku televisiooni pealt järgi vaadata Leclerci autost, kus siis ka raadiosidet lastakse, kui sa istud seal autos, siis sa kuuledki, mis ta oma võistlusinseneriga räägib, et kas tuli mingisugune korraldus äkki, kuigi ülekande ajal, seal on ju ka suur meeskond sellel ametlikul televisioonil, et seal nad kuulavad kõrvad kikis, mida räägitakse, sellist juttu ei tulnud, et oleks mingisugust tiimikorraldust edasi antud. Aga igatahes pärast sõitu, isegi oma 4. koha peale Leclerc oli minu jaoks üllatavalt heatujuline, ta ei olnud pettunud, ta oli nagu väga rahul, et huvitav, mulle jäi mulje, et ta teab midagi rohkem, kui meie teame, et võib-olla oligi see, et laseme nüüd vanameister ka korra seda päris poodiumi maitsta Ferrariga, et ta ju pole seal veel kordagi olnud, et oi jumal, siin on etappe veel, et küll ma näitan, nagu põhjanaabrid ütlevad, küll ma näitan, kus nurgas kapp seisab. Et saame näha, igatahes see võistlus omavahel oli aus, see ei olnud selline trikitamine. Minul küll vähemalt sellist muljet ei jäänud. Mina, kes ma olen selline paras paranoiku. Aga ei tundus küll aus. Aga tundus selline aus võidusõit. Kuigi see lõpp, jah, see oli huvitav, sellepärast, et mulle vahepeal sõidu sees tundus, et Hamiltoni see vasak esirehv nägi selline räbalam välja kui Leclerc'il. Aga mis mina neist asjadest tean. Aga see on küll hea, et mehed on tasemelt praegu ikkagi selles mõttes saab konkurentsis olla küll, et ma arvasin küll hooajal, et Leclerc võib vabalt väga kindlalt Hamiltoni teiseks jätta, aga ei ole nii. Ferrari nii, 3.-4. ja siis etapi lõpuks jõudsid 5.-6. ei keegi muu kui Oliver Beermann ja Pierre Gasly. Jah, praeguse seisu järgi tõepoolest mulle tundub, et Vormel 1 korras see oli 3. ja 4. parim tiim, et Haas ja Alpine, nagu me kõik ennustasime hooaja alguses. Ei, aga kummagi sõidu kohta ei ole mul suurt midagi öelda, et tegid absoluutselt oma töö põhimõtteliselt juba kvalifikatsioonis ära, Beermann tegi veel selle super päästmise siin Hadjari auto eest ja hoidis üli hästi 5. kohta, selles mõttes mis on alati hea märk, et sa teed sellist kindlat sõitu on see, et sind põhimõtteliselt kordagi ei näidata ekraanil. See tähendab, et kõik on kontrolli all ja mulle tundus, et Beermanni ega ka Gasly'd väga ei olnud seal ekraani peal. Järelikult siis nad lihtsalt sõitsid oma sõidu lõpuni ja tõid tugevat punktit koju. Neil ei olnud jah, eriti kahevõitlusi, mina vaatan alati koos ajavõtuga, vähemalt püüan vaadata ja siis ma ka lootsin, et Gasly tundus, et ta oli kiirem, et ta läheneb Beermannile, aga mõned ringid jäid puudu. Kusjuures esimesed 6, tegelikult võib öelda, et esimesed 9, seal üheringiline vahe, Lawson tuli ring varem sisse, ennem seda, kui turvaauto tuli ilmselt,
et esimesed 9 läbisid kõik 46 ringi selle kõva rehvi komplektiga. Et selles mõttes olid kõik enam-vähem võrdses seisus, et turvaauto tuli ju selles põhisõidus välja siis, kui oli Stroll sunnitud katkestama seal. Strolli mitte ei võetud rajalt maha nende vibratsioonide pärast, vaid tal oligi tehniline rike. Auto jäi seisma raja äärde. Alonso katkestas vibratsioonide pärast, lihtsalt asi läks juba ebameeldivaks ja ohtlikuks. Aga Berman näitab ennast ikkagi väga heast küljest ja samamoodi Gasly, et ja noh, kui me siin edasi vaatame, ütleme, Berman võitis 5 kohta, noh, Gasly tõsi ainult 1 ja Lawson sattus olema ilmselt õigel ajal õiges kohas. Lawson võitis 7 kohta lõpuks, et 14. koha pealt 7. Et ei ole paha saavutus, hea küll, me võime seal maha arvata Verstappeni, kes katkestas Ersi rikke tõttu, ei saanud McLarenit starti, et nemad võime nagu sinna vahele toppida küll, aga lõppude lõpuks oleks-poleks, ei olnud. Kui võimalus on, tuleb see nii-öelda ära kasutada. Just. Seda ka tehti. Et mõtlen, ma tahtsin midagi öelda. Selles mõttes selle Hiina GP lõpuks, kuna nii palju seal langes välja, top 10 päris äge ja nii-öelda, kuidas me ütleme, ülekaalulise Williamsiga Sainz ka punktidel. No see oligi täpselt see, et tee rahulikult oma asja, too lihtsalt auto finišisse ja küll teised täpselt niimoodi õnnega koos kukkusid eest ära, aga 2 punkti Sainzil, et ta igati tubli. Kusjuures seal sõidujärgses shows Sainz kutsuti ka kaamerat ette ja öeldi, et me olime täiesti üllatunud, et sa suutsid seda 10. kohta hoida ja Sainz täitsa sirge näoga ütles, et mina ka. Et ütleski, et lõpus, ta sai selgelt aru, et Colapinto auto on palju oluliselt kiirem, kus juures Colapinto oli ka pehmema rehviga, ta oli keskmise rehviga rajal. Sõitis 23 ringi selle keskmise kollase sõõriga, teised 46, kaasa arvatud Sainz. Aga Sainz jällegi, professor Sainz, suur strateeg, mida ta tegelikult on, ütles, et ta kasutas enda kasuks ära sinised lipud. Et siis, kui talle näidati loomulikult, et liidrid tulevad, ta sai ringi sisse, kui mitu võistlejat meil lõpetas, siis 8 võistlejat lõpetas samal ringil. Tema oli 9 esimene, kes ringiga sai. Jah, ja Jooda siis võttis seal liidritele sappa ja proovis niimoodi seda kiirust kasvatada ja mina vaatasin ka täpselt niimoodi, et Colapinto tuleb järgi hullu hooga, seal oli mingi sekund ringi peale vahet või et see on lihtsalt aja küsimus, et mitte kas ta saab mööda, vaid millal saab mööda, aga võta näpust, ei saanud. Ja Colapinto on muidugi puhas vedamine, et ta punktile tuli, et see oli puhtalt selle Verstappeni katkestamise pärast. Mark Colapinto puhul võib veel mainida ka selle, et ma arvan, et esimest korda tema karjääri jooksul oli ta kas või korraks poodiumi kohtadel, et see oli siuke vahepealne põnev. See oli teine, jah? Jah, oli teine. Eks siin oli, turvaauto tuli, see oli kui Hülkenberg, vabandust, kui oli Lance Stroll katkestas, siis tuli turvaauto välja ja enamik käisid boksis, mõned üksikud jäid välja nende seas Colapinto siis ja 4 võistlejat, Colapinto, Ocon, Lindblad ja Hülkenberg ei käinud. Ja siis paar ringi sai nautida sellist vaatepilti, kus Colapinto sõidab teisel kohal, et lihtsalt siuke väike põnev vahepala ka Mercedes ja Ferrari domineerimisele. Aga muidugi Colapintost ja Oconist rääkides, et see oli nüüd jälle see näide, et minu meelest et Ocon on kõva survar Haasis. Kindlasti on. See, mis ta seal korraldas, tõsi, mees kohe tunnistas ka, vähemalt see raadiosides ütles ka, et see oli tema käkk. Tuleb boksist välja see esimene kurvide kaskaad, esimene teine, mis on see lõputu kurv, eks ole, peaaegu 360 kraadi, eks ole, peaaegu terve ringi teevad ära. Et mida ta hakkas ette kujutama, ta on selgelt tagapool ja Colapinto on ees ja saab valida trajektoori ja siis sa paned eessõitjale tagarattasse. Olles ise värskelt tulnud rajale, veel suhteliselt külma rehviga, ja küll nad on eelsoojendatud, mitte nagu Indikaaris, kus tullaksegi ja Vormel 2, kus tullaksegi külma rehviga rajale. Et täiesti andestamatu viga ja selle nahka tal võis minna ka poodiumi koht, mitte poodiumi, vaid punkti koht Oconil. Ma usun, et läkski. Haas jah, isest võimeline on kindlasti, aga nagu nii-enda kossus öeldakse, läks ajalugu tegema. Jah. Aga mõtlen, kas sellist midagi veel või võtame selle küsimuse ülejäänud osad ka, sellega nagu nii tuleme ka sõidu juurde veel tagasi?
Jah, Cadillac vaatamata Perese parimatele pingutustele siis tõi 2 autot finišis ikkagist ja selles mõttes tegi oma asja ära kindlasti ja Isaac Hadjar vaatamata siis kohe esimese ringi piruetile tõi auto ikkagist ka punktidele tagasi, et ka tema poolt okei tulemus, võib-olla selle Red Bull autot arvestades isegi hea tulemus. Jaa, võib nii öelda küll. Nii, aga võtame küsimuse siis ülejäänud osa ka, et Alder kirjutas ja ringigees@delfi.ee saab kirjutada meile küsimusi ja saata mõtteid. Nii, ja ta alustab, et esmalt eelmisest saatest justkui õhku teema, kas Hamiltoni võistlusinsener vahetus alaliselt. Nii palju, kui olen lugenud, täidab Adami asemel mõned etapid seda rolli endine Räikoneni insener Carlo Santi. Tema peaks olema 3-4 etappi, kuni uus ja alaline mees end sisse elab ja tiimis toimuga kurssi viib. Ja see mees on Cedric Michel Grosjean. Tema töötas eelnevad 9 aastat McLarenis nii-öelda lead performance inseneri rollis, ehk oskate eesti keelde panna, ja oli 2003 aastal Piastri tiimi liige. Et natuke infokeelde ka, sest me vaatame eelmine saade olime natuke segaduses või teadmatuses, ei tulnud pähe kohe, jah. Kes see uus on ja millal? Ega kõik olid teadmatuses, segaduses, ega seda ju hoiti saladuses tükk aega, et kes tal siis seal hooaja alguses või hooaega läbivalt on, nii et saab näha, et praegu igatahes tundub, et selle Herr Santiga on väga hea koostöö ja isegi võib tekkida küsimus, et on siis põhjust üldse uuesti jälle võistlusinseneri vahetada. Mõttekoht on ja jätkab Ferrarist veel, et lisaks pärast sprindisõidust toimunud võidusõidu olukorda 2 Ferrari vahel hakkas Leclerc hädaldama, nagu poleks Hamilton talle ruumi jätnud ja kas mees teab, kui laiad uued autod on. Samas mahtusid mõlemad rajale ära ega puutunud kokku. Siis tekkis korra mõte, et Leclerc muutub vingupunniks nagu on Russell. Kuna Hamiltonile paistab uus auto olevat käe järgi, enam ei ole ta nii lihtsasti alistatav. Kuid põhisõidus pidasid mehed veel tulisemad lahingud maha, hiljem Leclerc isegi ütles, et naudib seda. Väga huvitavad meelemuutused 2 erineval päeval ja kokkuvõttes küsib, kas Hamilton on tagasi või on veel vara järeldusi teha. Hamilton pole ära olnudki. Eks jah, eelmine aasta lihtsalt ei sobinud auto. Ta on ise ka ütles ju, et tegelikult ta võttis nii-öelda Sainzi auto üle põhimõtteliselt, et see eelmise hooaja auto oli ikkagist ehitatud eelkõige siis vana sõitja järgi, aga nüüd jah, ta on hooajal korduvalt rääkinud, et nüüd see praegune auto on siis tema juhiste ja nõuannete ja soovide järgi üles ehitatud, et jah, ta ei ole ära olnud kindlasti, et ta on lihtsalt ei ole rahul olnud kõige, mis siin toimub, eks ikka tippsõit, nagu Verstappen praegugi, et kui auto ei ole nii, nagu sa tahad, siis ikka kurdad, et see ongi see tippsõitjate asi. Ja mis Leclerc'i puutub, eks see on ka siuke lihtsalt puhtalt, ma arvan, hetke emotsioonist tingitud, et ma arvan, et seal roolis tundub kõik alati, tippsõitjatel ikka tundub nii, et nemad ei ole kunagi süüdi ja kõik tundub täpselt nii, et mina tegin ju kõik õigesti, aga võib-olla ta vaatas ka pärast seda olukorda järgi, magas selle info peale, siis järgmine päev tuli juba värskendatult tagasi, et võime küll omavahel lahingut pidada ja sõita, et tegelikult täitsa lõbus, nagu ta siis pärast ütleski. Meil sealt diivani pealt on ju juba hea ja kerge hinnata alati, aga me ei näe neid situatsioone kõiki selle sõite silme läbi täpselt niimoodi, nagu see on, kui ta ikkagi sõidab seal kurvis ka paarsada kilomeetrit tunnis, siis see asi on hoopis midagi muud, kui me vaatame telekaekraanilt seda asja. Aga sellega ma olen nõus, et üldiselt tänase päeva Vormel 1 piloodid on sellised aadlipreilid, et seda nutulaulu on lubamatult palju, et tõesti tahaks öelda, et neile, et mehed, suu kinni ja sõitke. Et kui on midagi öelda, siis rääkige midagi asjalikku, aga ärge lalisega seal. Russell on jah, tõesti suur vingupunn, aga see jutt, et jah, et nüüd Hamilton on tagasi, selles mõttes on tagasi jah, et täpselt õige, et see auto sobib talle, et tehnikaspordis niimoodi ongi, et sa võid olla miljonikordne maailmameister. Aga kui seal antakse kätte ikkagi sõnnikuvanker, siis sa ei sõida lihtsalt, ei ole võimalik. Et need legendid, mis siin on räägitud küll, omal ajal Hamiltoni kohta ja Verstappeni kohta, et oi, andke see auto Hamiltonile või andke see auto Verstappenile, siis saate näha. Praegu näeme seal Red Bullis, mida me näeme siis? Pahandust näeme.
ja või siis Mercedeses viimased, palju see oli, 3 aastat või kui need maaefektiga autod olid ja kuni ta veel sõitis seal Mercedeses Hamilton. No mida me nägime siis? Sai ju Russeli käest ka tappa, eks ole, et lihtsalt auto ei sobinud, mitte et ta unustas sõitmise ära. Et nii lihtne see ongi ja täpselt, et seal tipus, see sõltub ju nii pisikestest asjadest, et jälle mõnedel juba tekivad seedehäired, toon selle sama näite, et võtke käsi stopper, proovige, kui kiiresti saate ta käima ja uuesti seisma panna. Minu rekord on 0,12 sekundit. Ja kui teil piltlikult igas kurvis tuleb see 0,12, mis on see tšik-tšik, rohkem ei ole. See 0,12 sekundit. Aga kui rajal on, lihtsalt ümardame või võtame lihtsa arvu, 10 kurvi, nagu audrus põhimõtteliselt enam-vähem on. Igas kurvis see 0,12 sekundit, mida ei ole palju ühe korra kohta. Aga 10 kurvi peale see teeb 1,2 sekundit ringi peale ja oledki piimamees. Ma võtan praegu sinu selle 0,12 näite ja ma võtan ühe kana, mida ma tahan kitkuda praegu uue vormel 1 ülekande asja maailmaga ka, et kui sina ütled 0,12, siis tänapäeval näidatakse selles vasakul pool ekraani näidatakse ainult 0,1 sekundit selle kohta ja minu probleem on see, et see väga palju muudab seda, kuidas sa jälgid seda võistlust, et kui enne näitas nii-öelda tuhandiku täpsusega 2 sõitja vahelist seisu, vahet, siis nüüd sa näed 1/10 täpsusega ja sinna 10 sisse juba mahub väga palju asju. No võt, siis sa pead hakkama 2 ekraanit korraga vaatama, nagu mina vaatan, et koos ajavõtuga, siis sa näed neid tuhandike ka. Aga jällegi tundub, et on tehtud siuksele lihtrahvale või tavafännile kättesaadavamaks see asi, aga tegelikult väga palju olulist konteksti jääb saamata sellega, et kas Antonelli ja Russeli vahe suurenes 0,1 võrra või läks väiksemaks 0,1 võrra, et siuksed asjad. Minule kui puristile ajab siukasi. See ei pea teadma. No ei pea teada, tegelikult ei pea teada, mis ma teen selle infoga? Samuti nagu see situatsioon, et ei ole põhjust ju kilgata, kui seal, ütleme, Colapinto on teisel kohal ja kõik ülejäänud on käinud boksist, tema ei ole käinud ja üle poole sõidust on veel ees. No mida te kilkate? Ta on ju teada, et ta peab boksi tulema kuskil 20–24 sekundit ta kaotab raudselt. Arvestage nüüd maha see tema liidripositsioon, võtke ette ja siis, kes on selle 24 sekundi kaugusel, sinna ta kukub. Et nii lihtne see ongi. Aga ega siis saab ju asju huvitavaks rääkida ja kuidagi haipida mingit asju, et ikka rahvas püsiks seal telekute ees. Nii ta on, jah. Aga järgmine etapp siis, sel nädalal nüüd paus. Sel nädal ei olegi. Ja 29. märts siis Jaapanis, kuulsal legendaarsel Suzuka ringrajal, et eks näis, mis seal saama hakkab, kui pikalt Mersu ees võib olla ja kes üldse starti jõuab. Ei, see on üks asi, teine asi on see, et kui me mõtleme sealt lusikakurvist, hakkab tulema kuni sinna viimasesse šikaani, see rajalõik lusikakurvist alates, see on mäkke üles, see on päris pikk lõik ja nüüd, kui ka mina jauran ikka oma see hübriidlollus, et see saab vist olema paras peavalu, et mõelda läbi, millal seda elektrit kasutada, millal mitte, et eelmises saates ma ütlesin, et Hiinas võib-olla seal poole sirgel tuleb härjad ette rakendada, eks ole. Et ega seal on sama teema, et ta läheb ikkagi päris korralikult mäkke, et seal see energiakulu on tohutu, et see saab omaette huvitav olema ja keskel ta jälle on selline voolav rada, kus need kuulsad Suzuka S-id, et kui palju seal nüüd seda energia kogumise võimalust on ja kuidas seda kasutatakse, eks see selline omaette peavalu on, jah? Nii, aga ma arvan, tõmbame selleks korraks saatele joone alla, seniks kõigil ilusat märtsikuu jätku. Jah, kõik ilusat. Järgmise korrani. Delfi vormel 1 podcast ringiga ees.